Üritus, meil on neid hästi palju, kes on saanud ka osaleda ja küsin ka nende tagasiside-lehtede pealt teie arvamust, mida teha järgmine aasta teisiti ja mis selle kuu üritustest teile siis nagu kasu tõi ja mõne uue mõtte andis. Aga enne kui ma sisse juhatan meie oma kalli Heiki Paidre vestluse, meil on üks auvõlg meie tantsulise juhendaja õpetajale, et anname talle üle sellise väikse mälestuse ruunapuu, et see jääks meie selle aasta südamesse. Et meid tantsima pani, et õitsegu ja toogu vilju. Ja saaksid osa. Ja kõike head sulle, ole terve, aitäh sulle. Ma kuulan ka natuke sama poole pealt. Ja, kahjuks no nagu on, et kes on aktiivsed, need on kohe peavad mitmel pool korraga olema. Nii et anname sõna siis Heikile, aga sa võid väga hästi istuda rahulikult. Aga ma võin siin seista ka. Ja siis jälle siis vahel istun ja. No kuidas on? Ja muidugi. Aga istuda saab omade seltsis, jah. Et minu ettepanek oligi, et teeme vestlusringi. Et kuna Milja on nii palju materjali saatnud laiali, te olete arvutist lugenud, kui te kõike seda teate, siis 1,5 võiks juba saada arstideks. Et no sinna ei ole enam midagi lisada. Ma loen ja loen, vaatan ja vaatan. Kõik, mis kuskil öeldud, kõik tarkused on ära öeldud. Mina võin ainult korrata neid mõnda asja niimoodi, et need on niisugused väga head meilid olnud, väga head lugeda, väga palju lugeda, hingele, luuletused, aitäh. Et kui lugesid mõttega, siis said sellest osa. Nii oligi, et no liikumine oli, on ja jääb üheks niisuguseks viisiks, kuidas neid südamehaigusi ära hoida. Ja ma ei hakka teile pikalt rääkima nendest südamehaigustest, ma olen sellest rääkinud, et on need nii kaasasündinud või elu jooksul omandatud. Kaasasündinud on ikka nendel lastel ja sellest me ei räägi. Me räägime ikka põhiliselt sellest haigusest, mis ohustab nagu meie iga praegust pensioniiga. Kuigi selle kohta võib ka väga ilusti öelda, ma olen oma naistele rääkinud, et kunagi telekas ma vaatasin nüüd, kuidas üks laps, ta võis olla 10-aastane ja ta rääkis ühe asja kohta niimoodi, et seal töötasid küll ainult pensionärid ja teised vanainimesed üle 30 aasta. Nii et rõõm meile. Ja. Et ma ise mõtlen niimoodi, et võib-olla, et ma räägiksin kõigepealt natukene sellest, et kuidas see liikumine seda südametegevust nagu mõjutab. Eks ole, et kui palju me võime liikuda, aga see on nii individuaalne kõik, nii igale ühele omane. Ja väga kena oleks, kui me kõigile jõuaksime teha enne selle koormustesti, et vaadata, palju inimene jõuab, kuidas tal koormuse ajal tõuseb vererõhk, kuidas tal südame löögisagedus taastub, milline ta on algul. Sellega tegelen mina iga päev praegu, mitte iga päev, et 2 kord nädalas. Niimoodi, et see oleks üks selline hea asi, et me kõik ikka teaksime ise oma tervisest, hoolimata tervishoiuteenustest. Sest nagu te teate, need tervishoiuteenused on nüüd nii ja naapidi, mis sellest kõigest välja tuleb, seda me ju ei teagi. Et kui palju jääb haiglasse arste, kas eriarstid jäävad, et
noh, raadio ütles maha, palgast näiteks võetakse karduloob maha. Aga meil oli üks ühine koosolek siin Tartus hiljuti, siis see Valga sisearst ütles küll, et noh, nemad panevad siis nagu sisearsti nime all samasuguse arsti tööle. Et noh, Võru praegu ei ole nüüd otseselt midagi öelnud, et noh, inimestele, teie, kes te elate linnas, on muidugi natukene lihtsam, aga ikkagi on lihtsam oma kohas teha ära uuringud ja käia ja noh, et meie oma teadmistega sorteerime need välja, kes peavad siis sinna kõrgemasse etappi minema. Aga eks see ole nüüd kõik nende haigekassal ja ministeeriumide otsustada. Mina Milja küsimusele vastasin juba ära ja leidsin kõigepealt ka seda, sellele ennetustegevusele, sellele, mida te praegu kõik tegite, kõik need üritused, et sellele võiks haigekassa anda rohkem raha. Et noh, see raha läheb, seda on haigekassa eelarvest ainult 1%. Et noh, see on nii väike protsent, et selle eest on tõesti raske midagi teha ja midagi ette võtta. Praegu on sellised aktiivsed inimesed, aga ma ise olen mõelnud mitu korda, et kui nüüd kõrgelt ja kaugelt ministrid ja näeksid, kui tublid te olete ja mida te kõik teete, et võib-olla siis muutuks ka nende suhtumine sellesse ennetustegevusse. See on haigekassas on ta rahastatud, et ennetustegevus, aga ennetus hoiaks ära palju tervishoiuteenuseid, et noh, inimene nagu ise teaks, et ise igaüks teaks oma viga, teaks, mis tal on, mis ta peaks tegema, sest kõik need riskifaktorid, noh, sellest on kõigest me oleme rääkinud ju, kõigest toitumisest on teil palju juttu olnud. Milja on saatnud palju asju, nii palju kui keegi võtab omaks, see on nüüd igaühe natukene enda lugu. Aga põhimõtteliselt on toitumine muutunud ja nagu Suurbritannias tehti juba, et selleks, et seda raha saada, pandi see magusamaks pääle, et magustatud joogid on kallima hinnaga ja seda raha läheb nagu spordile ja noh, teise niisuguse vajaliku kohta. Meile ka. Et niimoodi, et aga no mida siis liikumisel, noh, liikumisest ma tahaksin veel ütelda, et liikumisel, no süda hakkab kiiremini tööle, meil kõigil. Nii, et lihased vajavad nii hapnikku kui toitaineid. Ja kui inimene liigub, siis see lihaste tegevus oluliselt, verevarustus paraneb, jõudlus paraneb ja mida pikemalt me teeme, mida pikemalt me harjutame, seda paremaks läheb ka meie süda, seda paremaks läheb see südameminuti maht, sest ega süda, noh, ta pumpab keskmiselt, ütleme, 5 liitrit minutis, niimoodi 60 korda, lööb 60 kuni 80 korda ja esialgu võib see südame, kui ta lööb seda, siis ta võib seda verd ka veidi rohkem pumbata, aga see on ainult algul. Ütleme 1/3 koormusest, kui ta suurendab seda ühesõnaga verevarustust selle arvelt, et ta lööb nagu tugevamini. Edaspidi suurendab ta ikkagi põhiliselt suurendab ta südame löögisageduse arvel. Ja sellepärast ongi tähtis meil teada ikkagi, et noh, kui palju me seda löögisagedust laseme minna. Nüüd on ju need pulsikellad ja siia pannakse igasugused asjad olemas. Et vana kuldne reegel oli, et 220 miinus vanus ja sealt võtad teatud protsendi. Noh, ütleme seal 70, 220 miinus 70 ja sealt võtad siis protsendi, ütleme, et algselt on see protsent, kui sa nagu hakkad tegema,
siis see protsent on 40 ja 50. Aga mida enam sa teed, seda paremaks läheb su vererõhk, seda paremaks läheb sul pulsi sagedus, tähendab, et süda ei tõuse enam nii kiiresti. Ma tegelen nende koormustega iga päev kuskil 5-7 inimest, et mõnikord on näiteks kas või eilegi 33-aastane, aga algselt juba 133 korda minutis. Niimoodi. No mida teha? Ja sellepärast ongi tähtis, et juba meie, kes me oleme vanaemad ja kõik, et me ikka noortele räägime, et ärge ainult istuge arvutis, vaid katsuge ikka liikuda ja Jumal tänatud, kui neil on mõni selline, ütleme, selline harrastus, mis nõuab liikumist, kas õues või mängib palli või ükskõik, mida keegi teeb. Sest kui te mäletate, siis meie ajal ei olnud ei arvutit, ei midagi, kõik mängisime rahvastepalli ja võrkpalli ja võib-olla sellepärast me olemegi nii tugevad ja nii vitaalsed. Niimoodi. Et teistest riskifaktoritest, ma sellest liikumis- või sellest südamelöögi sagedusest veel võib-olla ütleks siis nii palju jah, et peab ikka alati tähele panema ka seda, et ei oleks nagu vastunäidustusi sellele liikumisele. Kui meil on näiteks mingi viirushaigus, põeme palavikku, ärme siis pingutame, kui meil on teada, et meil on see südamelihase pärgarterite kitsenemine ja kui me tunneme, et meil tuleb juba valu, ärme pingutame edasi. Eriti halb on see, võib-olla rohkem meeste kohta kehtib see, et vanasti me rääkisime kõikidele, et ärge pingutage näiteks autot lumest välja tõugates, kus on nii psüühiline pinge kui füüsiline pinge. Aga see on nagu üks näide lihtsalt, aga näiteid neid on hästi palju, eks ole, et me tahame midagi hästi ruttu teha aga samas on meil mingi mure või midagi niisugust, et lihtsalt kui me teadlikult katsume seda lihtsalt vältida, et muudame seda, mida muuta saame ja lepime sellega, mida me muuta ei saa. Ja nii ongi, et need on sellised kindlad vastunäidustused, mille puhul tuleb vaadata, et ei tohi edasi treenida. Aga muidu võib ikka. Ja üks kuldreegel on veel, mis ma teile tahaksin ütelda, on see, et kui me hakkame kõndima, siis ikka algselt nagu mahu arvelt. Tähendab niimoodi, et täna käime kilomeetri, homme käime kilomeetri 200, 300, 1,5, 2 kilomeetrit, 3-4 kilomeetrit, aga hiljem siis nagu intensiivsuse arvel, et lihtsalt võtem niimoodi kiiremini käime. Mina mäletan, kui mina hakkasin algul käima, et käisin Parksepast Väimelasse seda kergteed pidi. Esimene kord, kui ma seda läksin selle oma naabrinaise sportlasega, ma mõtlesin, ma ei jõuagi sinna Parksepa, see tee paistis mulle õudselt pikk. Aga tegelikult pärast, kui ära harjusid, täitsa jumalast normaalne, et läheb kuidagi nii ruttu see, et liikumine on niisugune väga tähtis asi. Siis, muidugi, me ei suitseta keegi, me ei hakka vist suitsetamisest rääkima, eks ole. Kui peres keegi suitsetab, siis kui võimalik, siis katsume see mõjutada. Aga ma tean palju juhtusid ja ütleme väga kõrgel tasemel inimesi, kes lihtsalt ütles, jah, ma olen 35 aastat suitsetanud ja ma ei suuda. Tark, sportlane, sale, aga nii ta ongi. Alkoholist ka ei ole meil vist mõttest pikalt rääkida. Et alkoholi, kas nüüd päris keelata, aga ühesõnaga
alkoholisurmasid siiski Eestis viimastel andmetel, mis mina lugenud olen, on 10%. Tähendab, iga 10. surmas on süüdi alkohol. Noh, narkootikumid ei ole meil niisuguseks eriliseks probleemiks vist, rohkem seal teispool Tallinnat. Aga need on nüüd need riskifaktorid, mis siis jäävad. Ja ma mõtlengi, et kui me siin nüüd teeme selliseid ettepanekuid, et siis tõesti riik võiks ka meid ja Haigekassa ministeeriumid natukene toetada rohkem kõiki neid ühinguid, need, kes tegelikult koha peal, nagu me siin nüüd teinud oleme. Ja et ei jääks unustusse need puuetega inimesed ja selle jaoks on nüüd küll vist niisugune palju tehtud siin Võrus. Et on ilusad ruumid sealt alt ära saadud ja nii edasi. Nii, aga millest te veel huvitatud oleksite, et nüüd, kuidas sinna koormusele saada? Et tegelikult, ma mõtlen, et kõigil võiks teha seda koormust, et perearst saab saata. Aga milles on probleem? Perearstidel on uuringuks vähe raha. Nad ei taha väga saata. Kuigi vahest tuleb selliseid ootamatuid asju, et näiteks haigekaebused on hästi suured sellised, et ta kaebab väga palju valu ja halba enesetunnet ja ise on rõhku mõõtnud liiga kõrgeks aga koormusel teeme ja inimene saab julgust, sest me oleme seal juures, me ei lase üleliigselt, aga samas võib tulla ka niimoodi, et tulevad sellised rütmihäired või mida ta ise polegi tundnud, mõni ei tunne üldse. Nii ütleb, et ma tunnen ja vahest, et nagu ta ei tööta õigest taktist. Mõni ütleb niimoodi, et mul tuleb paus. Aga see ei ole nagu paus. See on nagu südamevatsakesest läinud enneaegne südamelöök, mille järgi on pikem paus. Et inimene ütleb mitte paus, vaid ta ütleb, et jätab lööke vahele. Tegelikult ei jäta lööke vahele, aga ta tuleb lihtsalt valest kohast ja selle järg on niisugune pikem paus. Ja selliseid asju tuleb väga, kas just sageli, aga ikkagi tuleb ette, et me leiame just seal, näiteks üks Soome minev noor mees paar nädalat tagasi, et kelle pärast mu süda jäi nii valutama, et otsisin perearsti üles ja ütlesin, et kolmapäeval tegi koormuse, pühapäeval pidi Soome ehitama minema, aga sellised muutused, et niimoodi tulevad need äkksurmud. Et tulevad ju ka noortel meestel ja ka siin võib midagi viltu minna, ega see ei ole ka, ütleme, ükski asi ei ole 100%, sest mõni asi võib ikkagi jääda ka koormusel, et just selle soone kitsenemine, ma ei võtnud teile seda kaasa, ma olen teile näidanud seda, kus need sooned kitsenevad, et siis et ei näita seda, ei näita koormusel, ei näita ultrahelil, aga tegelikult kui tehakse see pärgarterite uuring, see on kõige täpsem. Aga sinna on nüüd Haigekassa tõmmanud oluliselt raha vähemaks. Püütakse rohkem teha kontrastainega, on odavam uuring ja väga ära põhjendatud peab olema see, kui sa saad sinna saata, aga ikkagi inimene olge iseenda eest väljas, kui valu tuleb ja ütleme, et 2 nitroglütseriiniga ei kao tuttavatel või iseendal, siis tuleb ikka kiirabi kutsuda või EMO-sse pöörduda
mitte kannatada. Et see on nüüd selline lugu. Aga mis teid nagu veel huvitaks, teid iseennast või milline probleem oleks kellelgi tekkinud, kas nüüd selles südamekuuga, võib-olla et see jääbki siis südamekuuks, mitte ainult südamenädalaks, eks ole, see oleks ju väga tore, aga tegelikult ütleme, et südamekuu lõpeb, aga kõik see, peakski olema ikkagi järjepidev, et ka edaspidi, me kõnnime ikkagi edaspidi, me saame kokku, kes kõnnib oma kodukohas, kes kõnnib metsa vahel kodukohas, aga ükskõik, aga et me ei jäta ennast niimoodi longu, et me ikkagi liigutame, nüüd tuleb küll suvi, loota on muidugi, et suvel on need aiatööd ja siis me nagunii rohkem liigume. Muidugi vee ujumine on väga hea, kellel on võimalik järves. Looduslik vesi on ikka looduslik vesi. Mina pooldan kõige rohkem seda, kõik need basseinid, võib-olla Värska on nagu kõige parem, kus te käite, aga ülejäänud on ikkagi, kes talub kloori, kes ei talu. Aga väga paljud on tulnud ikka pärast seda ja öelnud ka, et kellel tekivad nahaprobleemid, kellel siis muud, jah, et nii ta paraku on. Aga ma annaksin teile võimaluse küsida või midagi millest võiks veel nagu rääkida ja mida me võiksime veel teha nendele kõrgemale ja kaugemale ettepanekuid, et aitaks ka Miljat, et Milja on meil see eestvedaja, et mida võiks veel teha. Aga millest see on, kui ma hästi palju tööd teen, näiteks mul aias hakkasin tööle, ei ole vererõhku, ei tööta südamelasti, kõik on korras. Aga kui ma talvel istun, käin juba inimese jooks, seda on vähe, siis on probleemid. Aga ongi nii. Ja kui ma hakkan kõvasti tööle, siis on kõik korras. Siis tulebki ikka talvel ka leida mingisugune tegevus. Ja seda ütlevad väga paljud, kui ma päeval palju teen, kui ma päeval töötan, et mul on uni parem, mul on tervis parem ja tunnen ennast üldiselt paremini, aga mingit piiri peab ikkagi pidama. Aga ei saa piiri pidada, kui hakkad juba tööle, siis paned kuni lõpuni. Hommikul hakkad õhtuni, vahet pidada ei saa. Aga ka sellistel inimestel oleks väga huvitav teada, et mis see koormuse ajal näiteks siiski toimub. Millised näiteks, mina näen, milliseks läheb süda, kas tekivad need teatud EKG muutused, mida me ära näeme, kas tekivad rütmihäired, mida inimene ise ei pruugi teada, võib-olla ta ei teagi, et tal vererõhk sellel ajal läheb kõrgeks ja vot sellepärast ma mõtlengi, et on see uuring nagu hea. Kui sinna ei saa? Saab ikka, perearst saab saata. Kõikide perearsti. Tasuline ka vist on. Tasuline on ka. Ma tahtsin küsida, et kas tasulist ei ole? Tasuline on ka olemas. Aga mis see maksab? Ma isegi ei tea, vanasti oli ta 300 krooni või 400 krooni. Kui see nüüd arvetada ümber, 30 eurot, 30 eurot. Aga öelge ajaliselt see koormustest, see on ju jalgratast. Mis ta ajaliselt kestab tavaliselt? Tavaliselt sõltub inimesest. Näiteks mõni inimene sõidab mul üsna kaua, kuni hea on, kui ma 12 minutiga saan sellele inimesele vastava kehakaalu ja vanusega submaksimaalse südame löögisageduse. Siis see aparaat hakkab juba piiks tegema ja rohkem ma edasi ei tee. Mõnel, näiteks meil oli üks põllumees, kes sõitis nii kaua, ta andis kohe oodata, kuna on. Aga samas tuli see noor 33-aastane, sain teha 3 minuti kaupa. Iga 3 minuti kaupa läheb nagu mägi kõrgemaks.
algul ei ole üldse, on lihtsalt jalgade harjutus, siis 3 minutit on nagu küngas, siis 3 minutit läheb juba mägi, edasi läheb veel ja nii kaua, kui keegi suudab. See on täiesti erinev ja seal see aparaat on nii targalt tehtud, et sinna lüüakse vanus ja kehakaal ja kõik ette ja siis pärast meil on omad valemid, millega me arvutame välja, millega ma saan ütelda, et sellel inimesel tõusis liigselt vererõhk, sellel inimesel ei taastunud vererõhk, sellel inimesel on südame löögisageduse taastumine pikenenud, lihtsalt niisugesi, see on lihtsalt huvitav endal nagu teada ja siis teab nagu endale koormust doseerida ka. Et paraku on ikkagi hea, kui inimene ise oskab oma tervist hoida ja säilitada ja teab oma vigasid, et kuskilt ma uudistest, kas täna või eile lugesin, et tulevikus 35 kuni 65 aastat inimestele on võimalik panna, mis need maksid, 19 või 29 eurot, geenikiibid, mis näitavad ära, milline oht sul on, milliseks haiguseks sa oled nagu, milline haigus sul on nagu pärilikult eelsoodumusega saadud. Sest ega me kõik sõltume ju sellest, kuidas me lapsena, mis me oleme oma emalt, isalt saanud, kuidas need on elanud, siis milline üldse perekonnageeni pärilikkus on, sest sageli on niimoodi, et näiteks vererõhuhaiged ütlevad sageli, mul vanaemal oli, mul onal on, mul tervel perel on, aga mõni saab esmakordselt teada. Et see sõltub ja üldse on see, kuidas inimene nagu ka noorena on elanud. Et võib-olla, et meie üks ülesannetest olekski nendele noortele ikkagi ka seda arukest rohkem pähe panna, et ära ometi istu seal arvutis ja kusis ja muudkui vaatan oma 3-aastast juba kaabib oma mobiili. Mis sa ütled siis? Niimoodi, et see oleks ka, aga kuidas seda nüüd teha, muidugi kooli tervishoid ja koolides tehakse ka palju ja sellele ikkagi nüüd üldiselt on tähelepanu pööratud, samas on ka tõesti see, et kooli toidule pööratud tähelepanu ja nendele saiakestele ja et ma ära vaimusta, ma otsin teile kaasa ühe raamatu ka, millest me ise olen vaimustatud ja teie kui raamatukogu inimesed. Koer ka luges mul veidi seda, ärge pange pahaks. Mul on Jack Russell, nisuvaba dieet. Laske ringi käia, et ise lugesin läbi, see on Ameerika kardioloogi kirjutatud, et ta toob siia retsepti ja tema räägib nagu sellest nisust hästi palju siin. Kas me nüüd päris sõna-sõnalt saame seda võtta, aga põhimõtteliselt on, et nisus on kõige rohkem seda gluteeni ehk leepvalku, mis on nagu kõige halvem. Kõikidest teraviljadest on mingi gluteen, aga kõige halvem on nisus, sest nisu on kõige enam muundatud teravili. Seda ühe teravilja nisu, mis meie ürgvanemad sõid, seda meil ei ole. Sest see praegune nisu annab väga hästi veega segades, väga hästi vormida, väga hästi suhkrut sisse panna, väga hästi igasuguseid häid ja meelitavaid asju teha. Ja eks see ole nagu üks ülekaalu põhjus ka ikkagi, et olete lapsepõlvest tehti ikka pühadeks saia ja niimoodi, aga nüüd on see sai niisuke jah, igapäevatoid, vaatan vahest haiglaski 130 kilo, aga kilekott on pooleni saiakesi täis ja ausalt ahvatlevad nad on. Nii ta ütlebki siin, et see on nagu narkomaania.
sa tahadki tegelikult iga kord mõtled ikka, et no ma seekord veel võtan, et küll ma teisest homsest ma enam ei võta ja homsest ma hakkan kõike üldse teistmoodi tegema ja nagu selle liikumisega öeldakse ka, et kõige raskem tee on diivanilt ukseni. Ja sellepärast võib-olla ongi see seltsil väga hea koos nagu käia, et mõnikord ma ka ei tahaks minna, kui tuleb mul selle naabrinaise kõne. Hallo, sa oled juba valmis või kuule, hakkame minema või kas me oleme täna metsateid või väimelas? Küll ei viitsiks liigutada. Aga ma ei tihka seda kunagi ütelda, kui ma just kabine ei ole, midagi häda ei ole, et siis ikkagi lähen nii, et noh, eks inimene loomult on laisk, nagu me kõik. Ja. Ma küsiks selle nisu suhtes niimoodi, et noh, nisu ei tohi süüa. Et kas on nüüd niimoodi, et absoluutselt või natukene võtta? Et ma olen nüüd kuulnud sihukest perearstilt niimoodi, et kui sa ka juba natukene võtad, et siis on kõige nullitud. Jah, see raamat kirjutab ka, et siis on kõik nullitud. Aga me siiski oma igapäevaelus, näiteks kas või kui me paneerime juba, et noh, me ikka natukene, no äkki paned riisaia ja paned mingisugust näiteks toortatrajahu või midagi niisugust, aga noh, millegagi me siiski kokku puutume ja ma nagu päriselt uskuda ei tahaks. Seal taga on muidugi retseptid ka kõik olemas, kindlasti oleks see väga hea, kui me nii suudaksime, aga paljud asjad oleksid väga head, kui me suudaksime. Aga ma ise ütlen küll oma igapäevaelus ja ma ei usu ka, et ta nüüd kõik ära nullib kohe, et see väike kogus, näiteks professor Zilmer ütleb küll iga asja kohta niimoodi, et kui te milleski patustate, ärge sellest kunagi tehke probleemi, aga ärgu see patustamine olgu järjekindel. Ja mina Zilmerit usun, no tema on seda biokeemiat nii palju teinud ja raamatuid kirjutanud ja võib-olla et natukene kolesteroolist ka veel. Kuidas teil need kolesteroolid nüüd on? Olete lasknud määrata endale või? Aga millest, ma tahan küsida, millest see värk üldse, mitte üldse eksisteerib, millest, mis on selle põhjuseks, et mul verevärk on? Ja ei, see on juba teisene, see on sekundaarne, kui neerude haigusest on tekkinud, aga on pärilik. Aga kui nad ei ole haiged? Ongi olemas selline vererõhuhaigus, mis on põhjustatud alates närvisüsteemist ja on ju sümpaatiline, parasümpaatiline närvisüsteem, kelle see sümpaatikus nii ajab selle südame kloppima, tõstab selle veresoonte toonuse ülesse ja noh, nii, selles on nii palju põhjuseid, on juba liikunud, ma ütlen, et ta ongi liikunud perest järjekindlalt niimoodi, et ongi üks vorm on, aga ta võib olla ka sekundaarsena, teisesena, nagu teistest haigustest põhjustatud. Et süda püüab ikkagi oma funktsiooni ka liikumisel võimalikult säilitada, sest ega süda, ütleme, et lihased võtavad, kui näiteks treenid, siis lihased võtavad veresoontest hapnikku ikka rohkem ja rohkem, nii. Aga süda seda eriliselt ei suuda. Süda ta ei suuda verest võtta hapnikku rohkem. Tema vajab just nende pärgarterite paremat verevarustust oma tööks. Aga süda ongi ju see selline pump, mis tegelikult kõige alus ongi. Sest ega näiteks liikumisel ütleme niimoodi, et neerud saavad vähem verd, soolestik saab vähem verd, kui me liigume, aju ei saa. Nii, et niisugune keeruline see inimese organism on ja kindlasti on palju asju, mida me veel ei tea.
sest ma ise mõtlesin, et teil kindlasti tuleb küsimused nende soodavee joomisest ja mis ka kõik terveks teeb ja noh, näete, milliseid asju kõik välja mõeldakse. Et ja kusjuures ega see tohter kõik selle jutus, ma lugesin päris põhjalikult, te lugesite kõik kindlasti läbi selle soodavee, see perearst, kes kirjutas sellest, viib soodaveega, et kõik haigused kaovad ära, et inimene nagu ei jäägi haigeks. Aga et noh, kusjuures ta väga ilusti tegelikult kirjutab, ega kõik selles jutus ei ole vale. Tema alustab ka ikkagi elustiilist, eluviisist, toitumisest ja nii edasi. Et igaüks on oma resept, on see lõpulause. No tähendab, meie meditsiini mõttes soodaveega me tegelikult praegu tänapäeva meditsiini ei ravi. Jah, aga noh, kunagi võeti küll, et nagu kõrvetas võeti natuke soodavett, aga see, et ta nüüd nagu raviks, tegelikult maos on hape, mis neutraliseerib selle ära, ega organism ei ole loll, et ta selles võtab sul kõik nüüd selle soodaveega kõik patoloogia ära. Et noh, seda ei saa ka nüüd uskuda, et siis ei tule need haigused kallale. Ja, aga ma mõtlen, et kõik see tema jutt räägib ka muust asjadest, räägib samuti eluviisist ja sellest liikumisest ja toitumisest ja ka muudest asjadest, et niimoodi. Et aga noh, kindlasti on oma mõju nii ravimtaimedel kui teatud massaažidel ja niisugused, et ega me seda eitada ei saa. Ma tahaks küsida viimati, mille tehti siin. No veretesti tehti veresuhkru suhtes ja mul on tavaliselt olnud küll, et ma arvaarsti juures käin nüüd aastas võib-olla korra ja tavaliselt oli 5,1 või kuskil selle ringis, aga nüüd ma enne seda, mis sai siin täis kohvi joodud, eks seal oli ka parajasti midagi sees ja näiteks 10,1, eks ole, et see on ka valikud tegelikult. Et millest nii äkki võib tekkida või mis üldse põhjustab veresuhkru nii ikkagi need süsivesikud põhjustavad veresuhkru tõusu ja kui oli 10,1, noh, tegelikult võib seda edaspidi kontrollida. Selleks oleks nagu 2 võimalust. Üks võimalus on see, et teha 3 kuu glükohemoglobiin, mis näitab veresuhkrut 3 kuu vältel, niimoodi. Aga teine asi on veel nagu glükoositolerantsuse test. Et see on ka niimoodi, et seda ka perearstid teevad, et lähed sinna, jood klaasi suhkruvett ja siis määratakse tunni pärast ja 2 pärast seda veresuhkrut ja siis lähed nagu söömata, joomata ja siis ta peab langema nagu teatud tasemele. Jah. Aga näiteks sul võis olla ka nii, et sa olid näiteks eelmine päev midagi söönud 3 saiakest ära ja või mett kõvasti või... Ei, suhkrut peaaegu ei tarvita üldse mesi mett ka. Ja, mesi tõstab väga kenasti veresuhkru. Ja tole pärast võiski ta üles minna. Mul oleks üks küsimus, et mitmetel inimestel hakkab see vererõhk nagu kõikuma liiga, et kas see, kuidas see nagu südametööd siis mõjutab? Kui ta hakkab väga kõikuma, kord on nagu kõrge ja siis on hästi madal. See on enesetunne ka selline põletusne nagu. Jah, ja need ongi niimoodi, et võtta siis peab natuke ravi korrigeerima nendel, kes ravi võtavad. Et ega vastuvõtul sageli inimesed ütlevad seda, et kui mul läheb liiga madalaks, on selliseid patsiente, kes ei saa alla 150 nagu lastagi, et tal hakkabki nii paha, et ta ei suudagi nagu olla. Siis tuleb lihtsalt nende tablettidega, kas tableti annust vähendada või niimoodi. Jah, inimesed tunnevad halvasti, aga see tuleb ravimitega, kui võtad ravimit. Või näiteks üldse ei võta ravimit, et siis kõigub või kuidas? Ei võta ravimit, siis ka kõigub. Kuidas? Et ei võta? Võetakse ravimit ja siis ka kõigub.
jah, aga siis tuleb lihtsalt ravi natuke korrigeerida, kas võtta väiksemas annuses, lihtsalt võtta väiksemas ise, jah, et paraku nii ta on. Et muud ei oska ma sealt midagi ütelda, et mina olen küll siis näiteks, ma olen isegi Pärnusse oma sõbrannat nii rohitsenud, et oli nii halb, mul on nii halb, niimoodi, aga võttis beta-blokkerid, seda beta-loksokki, mida te kõik teate, võttis 100 milligrammi. Mõtlesin, no jäta poole peale, võta 50 milligrammi. Sellest saati on 50 peale, elab aastaid nii hästi, et ei tunne nagu mitte midagi. Et noh, vahest on selline ja mõnda ravimit näiteks ei talu inimene, mõnele, mis mõnele on väga hea, teisele ei mõju. Tegelikult vererõhuravimeid on väga palju, firmad toovad neid nii palju välja ja mis natukene oht on see muidugi, et inimesed nagu ühte, noh, meil on need ravimid nagu gruppidena, on need AKE inhibiitorid ja sartaanid ja neil on natuke erinev toime, aga esiteks ei tohi neid koos määrata ja ei tohi ka ühte rühma mitut nagu olla. Et noh, et see ei ole ka hea, et siis me nagu suurendada antud, kui ei võta maha, siis me suurendame nagu selle ravimi annust. Noh, need on hästi erinevate annustega tabletid ja viimati välja tulnud on 3 ravimiga. Nii et võtab inimene 1 tableti, aga seal sees on 3 ravimtoimet nagu perearstid ja 1 tabletis on 3 ravimainet sees. Nii, ja noh, nendega on ka nii. Mõni ütleb, et väga hästi mõjub, aga mõni ütleb niimoodi, et ei talunud. Mul läks halvaks, 10 päeva sain ära võtta ja rohkem ei saanud võtta. Ilmselt nendest 3-st ühte võib-olla ei talu. Et noh, see on kõik selline nagu arsti kunst, et seda peab nagu oma perearstiga või eelgiga arutama. Nii. Aga öelge südame aspiriini kohta, vanasti oli ju, tuli vist lausa iga kuu soovitati vereanalüüs teha või? Ei, aspiriiniga ei ole kunagi soovitatud. Ei, südameaspiriiniga ei ole ka kunagi soovitatud analüüsi teha. Analüüsi tehakse marevaaniga ehk varfariiniga. Sellega tehakse iga kuu peab olema toon verevedeldaja ja toda võetakse iga päev kindlas annuses ja toda peab, hoitakse tavaliselt 2-3 vahel. Ja tolle manustamine sõltub toidust ja noh, mõnikord on niimoodi, et võtab 2 tabletti, mõni võtab 1 tableti iga päev ja on ka 2-3 vahel. See on individuaalne ja seda peab iga kuu määrama. See ei käi aspiriini kohta. See on marevan ehk varfariin. Aga nüüd on välja tulnud uued antikoagulandid. Neid on 4, 3 neist on ka Eestis juba olemas, millega ei pea määrama. 2 nendest tuleb võtta 2 kord päevas. 1 on selline Xarelto, kui olete kuulnud, Rivaroxaban. Seda võetakse 1 kord päevas. Ja Dabigatran ja Epixabani, neid tuleb võtta nagu 2 korda päevas. Need on kallimad oluliselt kui aspiriin ja me enne inimesega räägime, seal peab hindama, kellele, seal on kohe niisugused, džasvaskoorid me määrame, seal on südame puudulikkused ja sugu ja vererõhk ja vanus ja me määrame niisuguse asja ja vastavalt nendele skooridele me määrame siis need, millega ei pea vedeldamist määrama iga kuu, vaid võib võtta aastaid järjest. Oht veritsusele jääb kõikide nendega. Ainult 1, see on siis nüüd Dabigatran, millel siis on tehtud või on välja töötatud
antitood ehk näiteks, kui sa võtad seda rohtu ja sul tekib verejooks, siis sind viiakse haiglasse ja on kohe selle vastu rohi. Teistel ei ole. Aga ühel on. Seda on Eestis 6 haiglal, aga seda on kasutatud praegu 2 korral Eestis. Üks kord on kasutatud asjatult, sest inimene ei võtnudki dabigatraani, vaid võttis hoopis seda piksapaani ehk eliikvist niimoodi, aga teinekord siis oli nagu asja eest, et väiksed kogemused on. Need on uued ravimid, meile pidevalt loetakse neid, õpime ise ja aga muidugi see verejooksu asi on tõsine asi, et ütleme näiteks väike ninaverejooks või väike verevalumikene ei loe, aga kui ikka tuleb mingi suur verejooks, see on ikka häda. Jah, et seda me kardame kõik. Aga millest need väiksed verevalumid? Mul muudku käivad käte peal ja käevarde peal. Ja näiteks mõned tulevad ka aspiriinist. Aga ma aspiriini ei võta. Aga lihtsalt veresoonte läbilaskus on selline ja ega me sinna nagu otseselt öeldakse niimoodi, et sellele midagi ja et sellest väga häirida ei maksa lasta nagu. Aga selle marevaaniga, kui see on marevaan, see oli Xarelto, see Rivaroxaban, ma mäletan, üks inimene lihtsalt ei saanudki võtta, ütles, et kui ma võtan nagu sööma hakkan, nii on suu verd täis. Jah, et tulebki ära jätta, aga seda me ette nagu ei näe. Mina ei aasta otsa. Xarelto küll näiteks aasta otsa peale selle trombi. Jah. Aga kas see aspiriin võib ikka võtta? Iga päeva. Mina võib. Ma võtan nii väga. Aga kas on 70... Tegelikult üle 1 päeva ära jäta vahetust. Vähemalt üle 1 päeva võtta. Ei, siis kaob vahepeal mõju ära. Kindlalt kohe. Vähemalt üle päeva. Parem on iga päev see 75 milligrammi ja 100 milligrammi on see kardioaspiriin, eks ole, nagu te teate. See on see, mis ei imendu maost, vaid peensoolest ja ei avalda mõju südamele. Ta on 100 milligrammine. No nendest ongi siis kõige parem see 100. No selles mõttes jah, et ta ei mõju nagu maole. Jah, kui nagu maoprobleemid on ja niimoodi. Jah. Seda teist iga ma tahtsin küsida Xarelto kohta. Kas teda peab nüüd võtma õhtul? Ühel ajal. Ühel ajal, aga ei ole... Koos söögiga, minu meelest... Osa ütleb, et võta hommikul, osa ütleb, võta õhtul, sellepärast mina võtan teda. Kui sa võtaks Xareltot, siis minu meelest on õige võtta teda hommikuti. Ja koos söögiga või kohe söögi järgselt niimoodi. Pradaxat tuleb võtta 2 kord päevas ja Pradaxa ongi see dabigatraan, millel on olemas antitood. Ja Pradaxa ongi dabigatraan ehk toimeaine. Vaata, mul on endal nii segamine, mul ei tule meeldegi, et teised võid. Pradaxa ongi dabigatraan, jah. Aga seda tuleb 2 kord võtta ja temal on antitood olemas. Sai teada. Mis see antitood tähendab? Antitood on see, et kui tal tekib verejooks, siis on kohe EMO-sse ja tehakse kohe vastu süst ja peatab verejooksu. Aga teistel sellel Xareltol ja eliikvisel ei ole antitoodi, aga ravifirmad töötavad. Ja kui seda võtad, siis seda aspiriini ei pea võtma. No täitsa sõltub haigusest muidugi, jah. Sest ega üks on antikoagulant, aga teine on antiaspirant. Et hoiab selle, lahustab trombi, aga teine ei lase nagu kleepuda niimoodi, et need on nagu, tavaliselt me ikka
mina olen küll pannud ka sellele juurde. Ja kui nad tulevad lõikused, siis neil jääb ikkagi peale. Ja nüüd on veel osa, kes mul on tulnud, on Tartu pannud kolmikravi, on pannud 2 antiagreganti, nii aspiriini kui Priliikve või ennem oli, praegu on Priliikve, aga ennem oli see Plavix, tuleb teil tuttav ette. Nii, pärast lõikust. Ma tean kõigil, kel lõikused on olnud, te olete kõik saanud Plavixit. Aasta aega oli üks rohi, mida pandi aastaks peale. Tuleb meelde? Ei tule meelde, Volli? Mind ei ole veel lõigatud. Aga laiendati sul, siis pandi ka peale ju. Aga ei saanud laiendada. Saadeti sõna tühjalt tagasi. Öelge ainult, et see mees jääb tableti toidule. No ongi niimoodi. Ja sood jäi panemata. Ja, et kõikidel soonet ei sobigi laiendamiseks. Ongi nii, kas nad on nii kitsad, nad lähevad nii nurga all, et neid ei saa nagu laiendada. Et hiljuti käis mul üks ümbermaailmasõitja olnud ja selline, kellel on pandud stend, aga kui tulid valud, siis talle sai stendi panna, aga tal tekkis kitsenemine nii stendi ees kui stendi taga. Ja pandi uuesti, nüüd niimoodi laiendati. Et see on selline, see on nagu Tartu otsustada head, et meil selline võimalus on olemas. Head meil Eestis on nii palju neid tarku inimesi, kes on selle kateteriseerimise ikkagi välja mõelnud ja et meil neid südamesondeerimisi tehakse. Urve Lind, mis sa ütled? Sul on terved sooned. Kas oli hirmus protseduur? Üldse ei olnud hirmus. Üldse ei olnud hirmus. Ei olnud hirmus? Aga näed, haigekassa ei taha seda ja... Kus sul tehti? Siit käe pealt või? Siit. Käe pealt tehti, jah? Ei jõudnud ja siit ka südames. Ei tehta alati, nüüd ei tehta. Varem tehti siit reiarterist, jah. Aga siit ütlevad need, kes tulnud on, et siit on nagu kergem kui siit. Aga ka siit, kui hakati panema neid teisi, need esialgu, need, kes mul algselt tulid sondeerimised, nendel oli hästi halb, et siit reiarteris ei tekiks verejooksu, siis pandi need niuke raskus peale. Nad olid selle raskuse all, ja see oli intensiivis, tahad pissile, tahad kõike hädasid, tuleb inimlikke hädasid ja see oli hästi pikk ja raske aeg nendel inimestel. Aga pika peale nad leidsid sellised siidid, millega nad õmblesid selle kinni, nii et seda kotti enam ei pandud peale. Kott ja liikumatult olema ka see. Sa oled olnud. Kõik kohad jäid kangeks, tagumik kui liigutada ei saanud. Ja siis painad seal oled, külm hakkas. Ei taha meenutada? Ei. Nii on need kogemused. Aga võite öelda rütmihädade puhul, rütmonorm on vist nagu originaalravim. Rütmonorm on originaalravim, jah. Propanorm, hinnavahe on ikka oluline, kuidas temasse suhtuda. Meedikuna ma peaksin ütlema, et ka geneerilised on head ravimid. Kuigi ma ise usaldan rohkem originaale. Aga muidu on inimesi, kes on saanud geneerilist ja ütlevad niimoodi, et mingit vahet nagu ei ole võrreldes originaaliga. Hinnavahe tuleneb sellest, et selleks, et mingid ravimid välja töötada, tehakse väga palju katseid inimestel ja kõik see esimene ravimi välja töötleja, sellel läheb see vägtasid
et apteeker andis mulle odavama, aga too ei mõju mulle nii. Ja no ma ei oska ütelda. Aga nii on. Rääkisid rütmihäiretest ja nüüd rääkis sellest. Mul oli ka rütmihäired ja juba 15-16 aastat tagasi on mul aparaat, eks ole. Ja kasutan Predoktaali pidevalt. Unetan vahepeal ära tühja temaga. Aga mis tema toime siis ikka on, eks ole. Et isegi see doktor Tartumaa ütles niimoodi, et ükskord jäta maha ja ära võtagi, eks ole, aga Võru, seda on arst siis kirjutas mulle ikka selle peale ja ma olen seni ajendiga ostnud, et ikka originaali ostnud muidugi, et Eesti ei osta ja siis on niimoodi, et mis tema toime siis ikka on, eks ole. Tema toime ikkagi ta ikka... Ja seal on kirjutatud küll sellest toimest, aga arstid teavad ikka rohkem, kui see toime, eks ole. Lihtsalt öeldes, et ta südamelihase ainevahetust ikkagi parandab ja annab jõudu. Et kas teda nüüd kogu aeg, ütleme, et kui need sooned on kitsad ja kahtlus ikkagi on, siis ikkagi tasub teda võtta vähemalt, kui nüüd kogu aeg ei suuda, siis perioodidenagi. Et selle kohta on küll väga paljud tulnud ja öelnud niimoodi, et ka tuu rohi, et pärast tuud ma nakkasi küll ennast hästi tundma. Nii et üks on olnud vist selline, kes nagu ei talunud, aga ülejäänud on kõik talunud küll. Ei, ma mõtlen, et organism mõne asjaga harjub väga ära, et siis peaks nagu midagi vahetama või... Ei, vahetada mul ei olegi mitte millegagi Predoktaali, jah. Vanasti Vene ajal me tegime neid kokarboksulaase, ATF ja igasuguseid asju. Aga praegu peale Predoktaali meil midagi nagu erilist välja kirjutada ei olegi. Aga väikse vahe võib ikka pidada, näiteks kui sa väga ei pinguta ja niisugune hea elu. Ja vahepeal lihtsalt unetad ära. Ja niimoodi. Ja kui võtad ka mõni päev ühe lihtsalt, et sellega nagu midagi ei juhtu. See ei ole selline, millega midagi nagu juhtuks. Aga on ravimeid, millega juhtub muidugi midagi, mida ei tasu nii vahele jätta, kui on nagu määratud. Sest ütleks niimoodi, et apteegid ja nende, et mitte toita elevanti kogu aeg, et kas ta siis on vajalik või ei ole vajalik, et seda jah, ma ütlengi, et see on nii inimesest sõltuv, et aga tõesti, ma võin seda ka Ravimiametile öelda julgelt, et tõesti, et on inimesi, kes tulevad ja ütlevad geneeriku peale, et aga see mulle ei mõjunud. Aga mõni ei saa nagu aru, et apteekri on see tolle, et oli hea, tuli otav. Ja ongi nii. Paljude asjade suhtes võib olla ka nagu uskumine, et kuidas see mõjub. Ja ongi ka see inimorganism on nii peenike, et ega me tõesti ei tea ju veel kõike see, mis kuidas kellelegi mõjub. Et tõesti, et vaatad, et mõni ravim on mõnele ei jõua ära kiita, tead, aga teine ütleb, et ei tundnud nagu midagi. Et aga hea on, kui ikka ise tead ka, ise enda tervisest ka tead, mida sa võid. Sina tunned näiteks, et on hea töötada ja ongi. Aga veel öelda, et on kevad, korjake pungat, just eriti kasepungat ja kõik pungat tehke näiteks teed. Ja vaadake, kui palju te saate energiat ja jõudu. Selle peal näha. Sul ei ole külm ka, ta tuleb ligi 0 kraadi on, me läheme Kubjalegi terviserajale ja tema on palja peaga ja särab ja roosad põsed ja kõik ilusti ledised niimoodi, et ongi inimesed erinevad. Ongi erinevad, jah. Aga kindlasti nendest maataimedest, mis nüüd, siin on hästi palju internetis on selle kohta küll seda karulaugud ja longuslaugud ja küüslaugud ja juba vanast ajast on niisugused, on inimesed kasutanud ja
mäletan, Urvasti kirikuõpetaja tahtis mulle pärandada, aga millegipärast jäi mul saamata. Tema nagu kirjutas ka üles palju neid maarohtusid ja kindlasti mingisugune niisugune mõju on ka kummel ja ütleme, kui ikka kõht valutab ja niisugused ravimtaimed, karmoolis, näiteks kui nohu on iiveldus, mis praegu kõhugripp levib. Mina olen seda karmoolist kogu aeg kodus näiteks hoidnud. See algul oli see nagu salastatud see retsept ja see on see munkade rohi oli ta. See retsept oli salastatud, see sisaldab nagu 10 ravimtaime. Et kõigepealt keeduvee, lased 10 tilka sisse, siis hingad seda auru ja pärast jood selle ära. Aga iivelduse ta võttis küll ära ilusti, et üks ütles ka, et just nagu iivelduse puhul ja nagu ingver, väga hea ingveri tee. Ja see karmoolis on niisugustes pudelikestes müüa. Jah, ongi apteegis müüa. Meil külas, ma mäleta, kellele ma kirjutan või rääkisin seal ja nüüd ütleme külarahvas ka ostis endale kodudel. Ja näiteks nohu on, siis tõmbad siia nina peale ja ega seal midagi kahjulikku ei ole. Et jah, ta on üsna suur selline ja ega teda ju taevast teab, kui palju ei kasuta. Jah. Aga üldiselt hea ta on ja niisugused nagu jõudu annab. Üldse need niisugused ravimteed on teretulnud. Aga mis see Ingveritiga lahti on? Nüüd on... Ma ei jagasin lihtsalt see. Mis see on siis? Kas see on keelatud? Ei, see on päevakorral on see teema. Päevakorral on jah see teema, ma lugesin ka. Aga mille vastu see nüüd oli? Surma vastu ei ole. Kindlasti on, sest mungad ei tahtnud ära surra ja kindlasti salastasid retsepti selle pärast. Et ise ikka... Kui sul nohu tuleb või kõhuvalu või... Jah. See tunne. Kas see on jah. Mina kasutan seda, aga mitte aasta. Ja siis seda tuleb tilkutada. Oleks veema ja nädal aega iiveldus nii, et ma ei söönud ühtegi asja. Sellepärast mul jäi too meelde iivelduse vastu. Jah, et iiveldust ta kõige paremini võtab tagasi, jah. Arst ka ei teada millest. Aga see on üks viirus. Meil haiglas nii A ja B poole peal, et kõik põdesid nagu läbi, et jah, see on... Olen isegi EMO-s ja seal ka ei tehtud kindlaks, millest see on. Jah, et ta teeb hästi nõrgaks, ei taha süüa tükk aega ja nii kuis kellelgi on. Meil meedikute peal, kui ma vaatan, et mõned põdesid 2 päeva, mõned põdesid nädal aega ja nii kui... Näed, organismid on erinevad, ei saa midagi sinna teha. Ja mina sain alles siis, kui ise sain teada, sest tuli vaikselt õdede käest hakkas venimad, aga mul oli nii, aga mul oli nii, aga mul oli nii. Jah, et jah, tekib nii. Ja ta väga kergesti levib. Kuigi, näiteks ma just ütelda, et haiglas saab 100 korda käsi pestud. Ei puutu ühtegi asja, ei mitte midagi tead niimoodi ja ei ukselingid ju ja kõik, aga ikkagi sa kuskilt tead puutud mingisuguse asja külge. Ta on väga kergelt levib. Väga kergelt, sa ei pruugigi teada, kust sa puutusid, mida sa puutusid ja saad. Tiivakesed. Jah, tiivakesed, jah. Aga see iiveldus on hästi halb tunne. Jõuetus ka. See on, kas ta on gripp või ta on niisugune grippi, niisugune viirushaigus, aga kes see ütles, et ma olen küll palju aastaid töötanud, aga ma ei ole veel näinud, et nii pikalt oleks nagu kui sellel aastal, et nagu algab, nii lõpeb ja ma vaatan lastelaste pealt ka, üks lõpetab, teine alustab. Ja kui nüüd oli... Ja see kõhugripp.
kõhugripp, nüüd on üks kurgugripp, nii et Ülenurme lasteaias, et ühte ei viidud, ütled, et sealt rühmast, ma ei teagi, 5-6 juba oli puudu, et kõigil olid kurgud haiged. Ja võib-olla, et tõesti, et juba ikka neid pungi kah, et me oleksime tugevamad. Tähtis on tugev immuunsüsteem, et ei võtaks nii vastu, aga noh. Mustad tetrapungad kõik ja siis nurmenukkud, isegi lehed võivad olla, kui ei ole veel pungi. Kõik ühte panna ja siis ära juua. Jah, aga Mustsõstar ajab neid pungi väga palju, see on see haigus. Mustsõstar on lehed väljas juba. On sul või? Jaa. No võib-olla ka ei tea. Kas on veel küsimusi Heikile, kasutate võimalust? Kui juba saime surmarohu, siis ei ole. Jah, peale surmarohu ei ole jah. Aga võib-olla ma natuke sellest kolesteroolist ka ütleksin, et see kolesterool on ka üks selline asi, selle kohta mõeldakse, et see on üks väga halb asi, kui see kolesterool on väga kõrge. Et kuidas nüüd mina olen seda teinud noorte inimeste peal ja ka eakamatel niimoodi, et ega see üldkolesterool, mis määratakse, ei näitagi algselt niimoodi, et see üldkolesterool võib olla tõusnud ka hea kolesterooli arvelt. Küll võib niimoodi proovida jagada. Mina jagan vahest nii, et jagan selle üldkolesterooli selle hea kolesterooliga. Kui see on alla 4, siis ma seda statiini peale ei pane, eks ole. Kui ma jagan selle halva kolesterooli hea kolesterooliga, see on alla 3, siis ma ka peale ei pane. Ja kolmas fraktsioon, mis on need triiglütseriidid, et need on sellised, kahjuks, kõik need on ühed rasvad. Ühesõnaga, hää kolesterool toob selle kolesterooli maksa tagasi, halb kolesterool kleebib ta veresoone seina külge ja sellest tulebki see veresoonte kitsenemine niimoodi. Ja siis selle järgi arvestan, et kui see mõnikord on nii, et on küll see kolesterool kõrge, aga ta on kõrge selle hea kolesterooli arvel, et siis ma ei hakka seda statiini peale panema. Selle statiini suhtes on ka nüüd väga palju arvamusi tulnud, olete ka kindlasti kuulnud, lugenud, üks ütles, et mitte ilmaski ära võtta, teine ütleb, et võtta, sest nüüd tulid nende statiinide asemel ju ka need punase riisi tabletid. Need ateriin ja ateriin. Redasiin on kasvanud. Ja redasiin. Ja 2 tükki ongi. Aga nüüd on meil vist päris punast riisi ka müüa, millest süüa saab teha. Niimoodi. Et kui palju nüüd need mõjutavad ja kui palju nad maksa kahjustavad, aga Tamara tahab selle kohta midagi ütelda. Mul on hea kogemus. Nii. Et ma ei tea, miks perearstid teevad niimoodi, et mõõdavad üldkolesterooli ära ja kohe pannakse rohud peale. Mul on siuke hea efekt olnud, 3 päeva võtsin selle rohtu, ma tundsin, mul kas lihaspinget ja kõik suureneb. See on kuld. Tegelikult oleks pidanud aitama teistmoodi. Et Timo võttis internetist välja selle punase riisi redasiin välja ja ma kuusin siit kõrvalt niimoodi, võtsin, ta on pikaajaline toimega, võtsin 3 kuud, 2 kuud, mul läks 7,5 kuni 3,5 alla ja väga kiiresti ja tervislikuma. Ja nüüd alles meie perearst hakkab rääkima seda teemat, mis teie räägite, et üldkolesterooli näite ei ole veel nii hull, kui on vaja välja tuua hea kolesterooli ja halba need suhted. Üldast me räägime sellest. Jah, aga vaata asi ongi selles, et ega need perearstid on ka inimesed, neil ei ole raha. Neil ei ole raha, sest see ei maksa. Jooski läbi nüüd, et kui palju see maksa kahjustab see punane riis? Vot selle kohta ei ole ma kuskilt punast riisil. Seda statiin mõjub maksale, seda ma tean. Ja sellepärast ongi need statiinid nagu maha tehtud, et nad mõjuvad maksale. Aga selle vastu muidugi üks asi, et nad mõjuvad maksale ja teine asi on see lihaspinge. Jah, paljudel tekib see lihas. Jah,
lihaspinge. Mõnel on antud seal ravimiinformatsioonis ju isegi rhabdomyolüüs, eks ole, lihaste lagunemist. Seda muidugi pole nähtud, aga nii on seal informatsioonis kirja pandud. Aga selle punase riisi kohta, et oota, räägime statiini lõpuni veel, et selle, ütleme, et kui ikkagi lõigatud haige on, et siis ma soovitan ikkagi küll statiini, kui ta seda vähegi talub ja selle kõrvale võtta Q10. Siis ta ei mõju niimoodi, aga vot seda unustatakse ka sageli ütlemast, et Q10 ei lase, see on selline hästi hea antijooksutont, mis tugevdab organismi, ei lase statiinidel nii mõjuda ja aga tema viga küll on see, et ta on tõesti kallis, et aga tuleb peale passida, kui on odavamaid, nad vahest teevad apteegis neid allahindusi ka sellele Q10-le, et tegelikult peaks nagu võtma 100 milligrammi, aga see on ikka üsna hinnaline, et need, mis nad müüvad, on 30 milligrammised ja 3 nagu ei võta ka. Et nii ta on, 2-3. Jah, aga jah, et see redasiini mõju maksale, selle kohta ma ei oska ütelda. Redasiin ja ateriin on mõlemad punase riisi tabletid. Aga meditsiiniuudistes või kuskil ta kirjutas nii sellest punasest riisist, aga ta lõpetas ära nii ütlemata seda kuidagi niimoodi, et tõenduspõhiseid uuringuid selle kohta ei ole. Aga ta on natuke parem, kui see mürk. Jah, ja teda ei pea pika, võtad 2 kuud näiteks ja mis ma soovitan ka niimoodi, et kui perearst ei taha teile vereproovi teha veenist, siis käige apteegis, seal näpust võetakse ka. Ja kui see üldkolesterool on juba läheb allapoole, see on juba näited, head on juurde tulnud. Et ei pea perearstilt jooksma. Jah, ja see ei ole ka kallis. See on väga väikene, ma tegin üle eksperimendi. Võeti veenist mul, kolesterooli oli 3,5 ja võeti näpust, ma käisin siin meetri juures, oli 3,51, nii et see vahe on väga väikene. Sa käid seal südame. Aga te tunnete oma tugevust, et teil on kurras. Vastuse kätte, et see mõjub ka tervisele. Kui sa teadmatuses oled, see mõjub ka halvas. Mul oli ka üle 3 kolesterooli, aga doktor Metsalik ütles, et see on halb. Ta peab välja tooma head ja... Et see on vähe ja see on just eriti vanemas eas, ühesõnaga peab olema kõrgem kolesterool. Nii et ei olnud see üle 3. Mul oli 3,2. 7,5 oli. Väga madal ei ole ka hea. Kiire käik oli. Aga muidugi ma ei tea, kui palju seda teha. No muidugi Viigimaa ütleb näiteks niimoodi, et tsiteerida teda. Jah, et mida madalam, seda parem. Nii et ma ei oska seda korda. Aga siis oleks pidanud ka tegema selle valemi ja vaatama, et mis seal valemis siis on. Nii ta ütles. Perearst peab 1 kord aastas tegema kolesterooli veenist ja välja tooma head ja halba. Ja see ongi niimoodi, meie klient peab olema nii palju tugev, nii palju tark, et küsima, ma tahan ja ongi tehtud. Aga eks need analüüsid on täna mul nii, aga nüüd ma söön midagi hoopis neid asju, läheb paari nädalat pärast hoopis teine ja nüüd nad ongi need asjad. No ei, kui ikka see toitumine on nii, eks ole, seal on seda, eks kolesterool tekib ju niimoodi, et tekib maksas ja viime söögiga sisse. Ja siis see rasvaaine vahetus, kuidas see organismis läheb, et ta läheb ju lümfist verre ja ütleme, et miks me soovitame, et kolesterooli võtta 13 tundi pärast söömist, sellepärast, et rasv ongi veres ja see seerum jääb hägune. Ja teine asi on ka kolesterooli vastu on väga hea köösloog. Et ma olen täitsa teinud niimoodi, tükeldanud ära ja pannud viinapudelisse viin peale ja
see on hea naps ka siis. kus sa kummi peal? ma ei tea, rusikatäie on niimoodi sääkis ka. Tee rusikatäie, jah, muidugi. Ja võtad õhtul, seepärast, et öösel see tekibki see koormus. Jah, küüslauk on hea, seda ka isegi nüüd viiruste ajal seal tükeldada lihtsalt seda õhku juba on. Mul lapsed väiksed olid, siis ma tegin G-kaela, panin villase lõnga ja seal küüslaugu küüned järgi ja siis lählitan kaelas. Juba need aurud on head, et fütod siit või ta ikka ajab neid viiruseid kaugele ja sisse süüa, kelle magu kannatab. Miks mitte? See haigus ennetada natuke ei tugevdada ennast ja siis, kui hullu olukord, siis tõesti ei pääse. Ja siis ei pääse lihtsalt nii on antibiootikumraviga ja kõigega, et lihtsalt ennetada haigust. Ja sellepärast ma ütlengi, et haigekassa võikski selle ennetusrahale anda rohkem seda oligi jutt algul niimoodi. Jah, kokkuhoid oleks suurem siis. Ja et me lihtsalt teaksime ise, et ei tulekski, ei olegi seda raviteenust nii palju vaja. Nii ta paraku on, aga muidugi on asju, mida saab ikka meditsiinis lahendada ja paraku nii on, et see töö ka ei kao. Aga hea on, mõtlesin just nende geenikiipkaartidele 35-65, kui juba tead, millest sa ohustatud oled, sa oskad natuke hoida ennast ja see oleks ju väga-väga hea. Miks need järjekord nii pikad on? Ja mälestuseks jäägu Heikile ja lastelastele üks õunapuu, loodame, et ta läheb niimoodi väga viljarohkelt kasvama. Aitäh! Ma ei ole seda mitte millegagi ära teeninud, aga suured tänud teile. Ja kui mu lapselapsed kunagi siit kuldrenetti söövad, siis nad mõtlevad, et see on südamesõprad, et midagi ilusamat ei või enam välja mõelda. Suured tänud! Kas on keegi, kes saaks Heigit koju aidata selle puuga? Ei, ma viskan siia lõunalehte praegu. Sul on tutvusi lähedal, jah? Et keegi siis aitab tõsta. Keegi džentelmen